Ma olen alati mõelnud, kuidas treenivad ja toituvad fitnessmodellid. Ja kui ma nägin mõned päevad tagasi, et maailmameister fitmodellis Annika Apsolon teeb sellist challenge'it, kus mul on võimalik seda proovida 4 nädalat, siis ma olin müüdud. Väljakutse jaoks me kasutame äppi Notion, kuhu ma sain siis ligipääsu, kus Annika jagas mulle, kuidas toituda, milliseid kardiotreene tuleb teha, milliseid jõusaalitrenne tuleb teha, kuidas tuleb poseerida. Iga nädal pean ma saatma 4 erinevas poosis pildid Annikale, kus ta siis hindab mu vormi ja selgitab, mida võiks teha paremini. Muidugi tuleb igal päeval jälgida enda enesetunnet, toitumist, panna kõik grammi täpsusega kirja, mida sa sõid, mida sa jõid ja milliseid treeninguid sa tegid. Nädalas tuleb teha 4 kardiotrenni ja 3 jõusaalitrenni, kus on siis alakeha, ülakeha ja kogu kehatreening. Teadagi ei ole fitnessmodellide toitumiskava eriti jätkusuutlik ja tervislik kehale, aga Annika ütles, et just 4 nädalat on see aeg, kus veel on okei seda teha nii, et see ei kahjustaks enda tervist. Esimese nädala poeskäik on tehtud ja vaatame, mida head ma siis kokku ostsin. Näiteks hommikusöögi üks põhikomponente on kindlasti avokaado ja muidugi ka munad, sest neid tuleb ära süüa päevas lausa 4 tükki. Aga kuna praegu on lõuna, siis hakkame tegema kanafileed, kuskussi ja köögivilju. Enne väljakutse algust on vaja võtta ka keha ümbermõõdud, et näha, kuidas need 4 nädala jooksul vähenevad. Sean endale 4 nädala eesmärgiks võtta pihalt alla 5 sentimeetrit ja kilogrammidest 7 kilogrammi. Kuna ma plaanin kõike teha täpselt nii, nagu Annika mulle ütleb, siis tean, et ma saavutan selle. Challenge'i 18. päev ja mul on esimest korda kõne enda treeneri Annikaga. Nii et vaatame, mis ta räägib ja siis harjutame ka poseerimist, mis ei ole üldse nii kerge, kui ma tegelikult arvasin. Nagu lihased on pärast väga väsinud. Ja mul on natuke vaja enda toitumist korrigeerida, sest et ma lihtsalt ei jõua neid 4 korda ära süüa. Meil on nüüd juba Fitmodel Challenge 2 nädalat kestnud. Kuidas sul läinud on? Täna hommikuks ma olin 5,6 kilo alla võtnud. 2 nädalaga? Jah. See on ikka super. Toitumine, kuidas sellega on? Ma arvan, et võiks muuta, et teha 3 toidukorda, sest et ma reaalselt ei söö 4 korda ära. Või nagu näiteks ongi see, et kui mul on mingi päeva jooksul on ülikiire, siis ma võib-olla olengi ainult jõudnud hommikusöögi süüa ja siis mul on kell 6 õhtul ja mul on 3 söögikorda söömata. Ja siis ma jõuan võib-olla nagu 2 söögikorda ära süüa. See on arusaadav ja, et esiteks, kui ongi ajaliselt selline probleem, et ei jõua süüa, teiseks on see, et praegu tuli nagu hästi palju seda sööki, et tegelikult jah, kes siis alustavad fitnessiga on hästi üllatunud, et neid toidukordi on nagu nii palju ja nii palju süüa, et vahest isegi ei jaksa neid ära süüa. Et siis peab jah mingid muudatused ja kohendused tegema, aga seda saab kõike teha väga vabalt, et see ära muuta. Aga trennidega, kuidas läheb? Mulle täiega meeldivad need jõusaalitrennid. Nagu siuke, nad ei ole liiga pikad ja ta on täpselt siuke parajas koguses ja mulle täiega meeldivad need kavad, mis ma olen teinud. Ja ma olen kõik trennid teinud täpselt nii nagu peab. Ja ma enamasti teengi niimoodi, et ma teen selle jõusaaliga ära ja siis ma teen veel 45 minti seda kardiot otsa. Väga hea. Aga uni, kuidas sellega on? Mis kell magama lähed? Kuidas une kvaliteet on? No vahepeal mul oli siin mega hästi ja ma olen mingi 8-9 tundi und. Nüüd kuidagi ma ärkan hästi mitu korda öösel üles, ma ei tea, millest see on. Võib-olla nagu veits elevus ka sees ja siis kuidagi nagu sellest. Aga siuke 7 tundi saan kindlasti täis.
See on väga hea, 7 ongi miinimum. Aga poseerimist, kuidas harjutad, kui palju harjutad? Mingi tunnike nädalas äkki. Okei. Selles mõttes oleks hea kas või 5 minutit iga päev teha, et peegli ees oledki, ma ei tea, kõnnid mingist peeglist mööda, vaatad peeglisse, võtad korraks kõik poosid läbi, see on juba nagu samm edasi ja see on juba väga hea, et kui seda nagu iga päev kas või paar minutit teha. No ma arvasin, et see on palju lihtsam, kui see tegelikult on. Seda arvatakse üldiselt, et kõige raskem on see toitumine, aga tegelikult on poseerimine, jah. See nagu kõik lihased jäävad pärast valusaks, vähemalt nädal aega, kui õigesti teha on, jah. Ja jah, ega see ei ole siuke lihtne asi küll, jah. Aga siis võime poseerimise üle vaadata. Davai. Nii, valmis, jah? Ja. Alustame siis esipoosist. Võta esipoos. Pane seda jalga, mis sul välja vaatab, natukene veel eemale, et ei oleks jalad liiga koos. Vot. Ja siis õlad too hästi nagu ülesse, suunan nad taevasse. Vot. Ja selg too hästi ette laiaks, et ei suru teda nagu taha kokku, vaid hästi nagu mõtled, et viitadki nagu laiaks, no keegi tõmbab kõrvalt neid lailihaseid sul. Ja see käsi, mis sul kõrval on, sirgena, tõsta ta natukene ülespoole, hästi natuke. Vot, täpselt nii. Ja jalad kogu aeg pinguta ära. Ja, vot, nägin juba läbi pükste, et pingutasid just. Me oleme täna HC Gymis ja minuga on siin Annika Apsalon, kes on fitmodelli maailmameister. Mis me siin täna tegema hakkame? Näitamegi, milline on see fitmodelli trenn siis, kuidas saab maailmameistriks, mis trenniga. Praegu on käimas fitmodelli challenge'i 4. ehk siis viimane nädal. Ja mina olen siis Annika käe all treeninud. Siiamaani me ei ole veel kordagi näost näkku kohtunud, aga täna me esimest korda siis näeme. Ja tänaseks ma olen alla võtnud praegu 6 kilo. Aga lähme siis vaatame, kuidas saab tuharad ilusaks teha. Jalad natuke jätan lähemale. Nii. Natuke veel. Ja, just. Nüüd 7. Ja 8. 2 veel. Ja 9. Pärast saab juurde võtta. Ja tuhara suunad taha. Vot, just. Väga. 1 veel. Ja. No, on lihtne ju. Võtame juurde. No, ma panen juurde. Jaa. Võtame siin. Ja 9. 1 veel, viimane. Ma ei olnud tõesti liiga palju veitsist. Võtad ka vahel. Ma olen just teist liiga lebos neid trenni võtnud. Tulad ilusti ette, selg laiaks. Vot. Siis tood juurde. Ja käed tulevad ilusti alla. Siin samamoodi see käsi siis läheb ette. Ja viid taha. Ilusti küünarnukist. Vot, täpselt. Tuar üles. Alaselg hästi lõgusaks. Vaatad, et küünarnuki ka. Vot. Väga hea. Ja siit siis uuesti vahetad keha raskuse. Käsi läheb ette. Voo. Ja see käsi tuleb ja võtab juuksed. Annika, sa oled fitmodelli maailmameister. Kui kaua sa selleks treenisid ennast? No selles mõttes see ettevalmistus selleks võistluseks on ju kogu aeg aastaringselt, et isegi kui ei võistle, ei ole nagu dieedil, et sa ikkagi käid trennis, sa pead nagu maksimumi endast andma, on ju, aga see nii-öelda dieedi alguspunktist siis lõpuni oli umbes 8 kuud. No kuidas sa võtsid üldse selle enesedistsipliini, et otsustada nii, ma tahan nüüd lavale minna? Kas see tuli täiesti lambist sul?
no esimeseks lavaks lihtsalt mu treener õde sulus mind sinna, tegin, mis vaja ja siis peale seda mul tuli see nagu enda jaoks tegemise nii-öelda jah, et ma tahtsin enda jaoks seda teha ja siis ma juba unistasin, et kuskil välismaal võita võistlusi, iga päev magama minnes kujutasin seda silme ees ette ja nii juhtus. Kas sa saad enda elu üldse normaalselt elada ka sellel perioodil, et ma ei tea, sõpradega on mingid istumised, on mingid kokteiliõhtud ja siis sina lihtsalt oled seal, jood oma teed? Muidugi, täpselt nii ongi, et täiesti ennast nagu välja lõigata nendest asjadest ei saa, et mida rohkem sa oledki enda sõpradega ja kui nad on just toetavad, see on väga hea, et oledki seal, istud, jood oma teed, jood oma Coca-Cola Zerot, et saab seda väga hästi teha, mina ütleks. Millist tulemust on üldse oodata kuu ajaga, kui sa katsetad seda dieeti ja nii-öelda treeninguid ka? Oleneb jällegi iga inimese alguspunktist. Kindlasti lihast tuleb väga palju juurde. Ükskõik kas algaja või siis edasi jõudnud, et lihast tuleb kindlasti juurde. Ja samas rasva kogu aeg läheb. Et kui ilusti teha kõike, mis vaja, kardio, uni, söök, et siis nagu tulemus on nagu märgatav kindlasti. Ehk siis see on müüt, et kui sa tahad lihast kasvatada, et siis sa ei saa rasva alla võtta samal ajal? Ja, algajatel ja sellistel mitte nagu päris olümpiatasemel, kui sa oled olümpiatasemel võistleja, siis mitte. Kui sa oled algaja või oled juba paar aastat jõuksis käinud, siis on see võimalik küll, et sa nagu kaotad rasva ja samal ajal siis kasvatad lihast. Sest mina olengi nagu varasemalt trennis teinud, need mingid harjutused siin-seal, mis mulle meeldivad, et ma ei ole nagu teinud, et okei, täna on mul mingi ülakeha või täna on alakeha. Ja nüüd, kui ma teen nagu struktureeritult seda, siis ma näen, et kohe nagu tulemused ka teised. Täpselt nii ongi. Õnneks on kanafilee, paprika, kurk ja tavaliselt ma teen räpi siis. Ja tegelikult ostukorv tuleb üpris soodne minu arvates. Et kui arvasid, et alla 3 sotti saad söönuks ja veel tervislikult, nii et sa sööd ka värskeid asju ja veisehakli ja siis minu arust on suht hea diil. Selline on mu hommikusöök tavaliselt. Ma olen iga päev söönud täpselt sama asja. Ja siin mu smuuti ongi mega maitsev ja see on selline magustoidu asemel. Ehk siis mul on kuu ajaga võtsin mina alla 6,5 kilo. Aga ma saan aru, et see sõltub väga sellest, et mis on sinu stardipositsioon, kui palju sa oled ülekaalus, kui palju sa kaalud, kui pikk sa oled, kui palju sa oled varasemalt trenni teinud, et seal on hästi palju erinevaid faktoreid. Ma tundsin, et see toit, mis ma sõin, oli väga täisväärtuslik niimoodi, et mul oli mitu tundi oli kõht täis, sest et minu menüüs oli väga palju muna, liha, kõik valgud olid olemas, nii et see hoidis kõhtu väga normaalselt täis. Minu treeningud väga varieerusid. Mul olid jõusaalitreeningud, siis olid rühmatreeningud, taiboksi trennid, jooksutrennid ja vahepeal lihtsalt kõndisin nii-öelda mäkkega jõusaalis. Et väga palju erinevaid treeninguid, mis hoidsid ka seda nii-öelda motivatsiooni üleval. Koostöö treeneriga oli mega hea. Alati, kui mul oli mingi küsimus, siis ta oli lihtsalt ühe sõnumi kaugusel ja vajadusel korrigeerisime mu tehnikat ja me tegime iganädalaselt poseerimist, kus ma saatsin talle pildid ja tema siis korrigeeris, et kuidas näiteks käed peaksid olema. Ja minu jaoks on ülitore see, et treener ütles, et ta näeb minust potentsiaali, et ma võiksin tulevikus lavale minna. Mis ma õppisin selle challenge'i käigus on see, et tegelikult kui sul on kindel kava paigas, mida sa võid süüa, millised trenne sa peaksid tegema, mis on need harjutused, mis sa trennis teed, millal on sul käepäev, millal on sul alakehapäev, et siis tegelikult seda on väga lihtne jälgida ja see ei ole üldse niivõrd keeruline, kui arvatakse. Ja mina sain väga palju positiivseid harjumusi endale sisse, mida ma kindlasti nüüd rakendan edaspidi ka. Ja ma arvan, et ma võtan Annikaga ühendust siis, kui ma olen nüüd saavutanud sellise kaalu, kus ma tunnen ennast mugavalt ja et siis sealt edasi liikuda, kui ma soovin tõesti kunagi lavale jõuda. Kuna ma olen jälginud enda arengut, ma olen teinud igapäevaselt pilte, siis ma tegelikult näen ise juba seda muutust väga suurelt ja ma tean, et ma olen päris mitu sentimeetrit igalt poolt väiksemaks jäänud.
Ehk siis nüüd on aeg vaadata üle, kui palju mu keha ümbermõõdud on selle kõigest kuu ajaga tegelikult vähenenud ja mida tegelikult üldse saaks teha, kui see jätkuks veel mitu kuud. Ma püstitasin selle challenge'iga eesmärgi võtta alla 7 kilo. Ma võtsin 6,5 ehk siis ma jäin natuke enda eesmärgile alla, aga ütleme nii, et ma võtsin ka päris kopsaka eesmärgi endale. Vaatame, kui palju need keha ümbermõõdud muutusid. Näiteks rindkere ümbermõõt läks 5 sentimeetrit väiksemaks. Kõige suurem muutus oli mu talja ümbermõõdus. Kui nüüd arvutada, siis 9 sentimeetrit, mis on päris korralik tulemus kuu ajaga. Siis puuso ümbermõõt vähenes 2 sentimeetrit. Reie ümbermõõdud vähenesid ühel 3 sentimeetrit, teisel 4 sentimeetrit. Ja biitsepsi ümbermõõt ühel käel jäi samaks. Ja teisel käel suurenes 1 sentimeeter. Muidugi ma ei tea, kas ma mõõtsin neid täpselt samamoodi ja kõik nii nagu peab, aga sinna kanti need sentimeetrid umbes jäävad. Kui ma selle kuu aega kokku võtaksin, siis ma kindlasti soovitaksin ka teistel inimestel vähemalt proovida kuu aega ja näha, millised muutused tegelikult võivad kehas tekkida väga kiire ajaga. Sest mina sain väga head harjumused endale juurde. Ma olen palju teadlikum jõusaalis ja ma teen enda toidu laual paremaid valikuid. Ehk siis kõik lavale 2027!